muinasjutt kellakäost. Kägu Albert elas vanas käokellas onu Herberti juures. Igal täistunnil hüüdis ta onu Herbertile õige aja. Iga nädal tuli onu Herbert korra kella juurde ja tõmbas kellapommid üles. Kord kuus tuli onu Herbert kella juurde õlikannuga ja õlitas hoolega vana kella hammasrattaid. Muul ajal aga armastas onu Herbert rongimudelitega mängida. Igal varahommikul tuli Albertile külla hiir Max. Koos jõid nad teed ja rääkisid maailma asjadest. Ja siis, veel enne Herberti ärkamist, sõitsid nad mängurongiga. Hiirele meeldis see kohutavalt. Kuigi veel rohkem oleks talle meeldinud vilet anda, aga siis oleks ju onu Herbert üles ärganud. Kui kell sai 7, läks kägu Albert onu Herbertit üles hüüdma. Ühel ilusal hommikul aga oli onu Herbert kadunud. Kägu rääkis hiirele, et Herbert sõitis Aafrikasse puhkama. Aga mis kõige hullem, onu Herbert unustas kellapommid üles tõmmata. Kägu Albert oli täitsa mures, mida ta siis tegema hakkab, kui kell seisma jääb. Hiir Max aga teadis vastust. Lahendus oli loomulikult mängurongis. Max tõi oma urust nööri ja sidus selle abil rongi kellapommi kettide külge. Siis istus ta vedurisse ja palus Albertil rong tööle lülitada. Aga rong puhkis ja puhkis, kuid paigalt ei liikunud. Max tõi onu Herberti toast teise veduri juurde ja Albert lülitas rongi uuesti tööle. Nüüd liikus rong paigalt ja kellapommid tõusid üles. Kui raske töö oli tehtud ja roheline vedur tagasi viidud, tulid Kägu ja hiir teeumist jätkama. Aga Maxile tuli hea mõte. Ta palus Albertilt luba veduri vilet proovida. Ja Albert oli hea meelega nõus. Nii täituski Maxi unistus kordki rongiveduri vilet anda.